Tervist, on kuulda. Nagu tutvustati, et minu nimi on Kaido, olen Haapsalust pärit. Täitsa oli inimesi siin varemgi Haapsalus. Ja täna ma siis juhin fondi nimega Livonia, mis investeerib üle Baltikumi. Meie investorid on peamiselt Baltikumi pensionifondid, nii et hästi suure tõenäosusega te kõik olete meil investorid, et minu jaoks võib-olla täna on siin natukene nagu aktsionäri koosolek. Aga ma mõtlesin, et millest täna rääkida või kuidas nagu alustada, et mõtlesin, ma teeks oma selle ettekande nagu kaheks, et esiteks ma räägiks sellest oma investeerimise või investoriks saamisest ja teiseks ma võib-olla kuidagi aeg on näidanud, et mis on kõige kasulikum on see, kui keegi teile, nagu ennem keegi näitas, inimene näitas, et nagu köögi poolt veidi lahti teha, et ma näitan teile ühte Livonia investeerimismemo ühest investeeringust, mis me just tegime, et ettevõtte nimega Stebi. Aga alustan kuidagi algusest, et ma käisin koolis Eestis kuni keskkoolini, läksin Ameerikasse ühte ärikooli nimega Wharton siis Pennsylvanias ja see oli nagu alguses tohutu raske kogemus, et sa mõtlesid, et Eestis keegi eriti nagu ei küsi su käest mingisuguseid võib-olla õppida oma asjad ära ja keegi nagu väga sinu käest mingeid asju ei küsi, aga Ameerikas oli tohutult interaktsioon oli, sa pidid kogu aeg, iga loengu ajaks pidid õppima ja võib-olla sellest sa nagu võtsid kaasa selle, et mis ma kindlasti täna samuti uuesti teen, on see, et sa pead nagu aeg-ajalt sa pead ennast nagu kuidagi panema mingisugusesse raskesse positsiooni või mingisugusesse positsiooni, kus sa näed, et sa pead veidi muutuma või õppima, et ainult sellest sa nagu suudad kuidagi edasi kasvada. Lõpetasin ülikooli, sain investeerimispankuriks, seda tegin 2 aastat. Investeerimispankuri töö on niisugune nagu täpselt te loete raamatutest või näete kuskilt filmidest. Seda ma tegin 2 aastat. Ma tahtsin seda kogemust, et tõesti ehitada nagu hästi kompleksseid mudeleid või saada aru, kuidas suured fondid mõtlevad või see oli nagu kohutavalt ma ütlen, et mul vanemad käisid külas vist 4 päeva millega üks hetk ja nad nägid vist mingi pool tundi mind, et mul oligi see töönädal oli niisugune kuni 110–120 tundi nädalas, aga õnneks ainult 2 aastat. Pärast seda ma töötasin ühes suures fondis nimega Irving Place, samuti sain lähedamale sellele, et kuidas üldse investeeringuid segmenteerida, kuidas otsustada, mis valdkond on huvitav, mis ei ole. Ja 3 aastat viis mind siis nagu lõpuks sihukesesse kohta, et ma olin 10 aastat Ameerikas olnud ja ma pidingi 2 asja otsustama, et esiteks on see, et kas ma jään ja saan ameeriklaseks või ma tulen Euroopasse tagasi. Et ma otsustasin, et ma ei taha Ameerikas rohkem olla. Ja teine on see, et kas ma lähen ja siis nagu justkui püüan mingisugust pisikest protsenti suurest fondist või ma lähen teen enda fondi. Ja siis ma natukene see idee hakkaski nagu sisima ja ma tulin tagasi Euroopasse, käisin koolis Euroopas, Prantsusmaal magistrikraadi tegemas ja sealt see Livonia idee justkui sündiski, et ma hakkasin vaatama Baltikumi ja Ida-Euroopa fonde ja kusjuures 15 aastat tagasi oli Baltikumis palju rohkem fonde näiteks kui täna on, et lihtsalt neil ei ole hästi läinud. Ja siis ma sain kokku igasuguste erinevate meeskondadega, aga kõige parem klapp, nagu öeldi ka, tekkis Rain Lõhmusega, kellelt ma samuti tohutult õppisin, et ja Livonia idee sündis 2012 aastal ja 2015 aastal alustasime investeerimisega, et täna meil siis on see varade maht üle 250 miljoni ja Baltikumis on siis
palju ettevõtteid täna, et noh, Eestis me oleme siis üles ehitanud sellised ettevõtted nagu Thermori 20 miljonist juba nüüd on mitu-100 miljonit ettevõtte väärt, et jah, kus ma nüüd kaarega jõudsin. Õpetuste juurde, et ma arvan, nüüd natukene sellele ajale tagasi vaadates, et ja teil on, ma arvan, kõik olete kuidagi sellises investeerimise valdkonnas omas mingisuguses faasis, et ja mida sellises erinevates faasides sa nagu õpid nii enda kohta, on see, et sa pead kuidagi nagu ära otsustama, et mis tüüpi investor sa oled, et ei ole õiget, ei ole valet, aga sa pead otsustama ära, mis tüüpi sa oled. Näiteks, ja ma olen samuti, me olen kogu aeg teinud sellist, kuidas ma ütlen, fonditööd, ma olen pangast, olen teller olnud, olen teinud sellist treidimise tööd, erinevaid töid igasugustes pankades ja fondides, et kohe varasemast seast, et ja mis sa sellega ära otsustad, on see, et kas sa pigem oled selline, kes sa suudad mingisugust ebaratsionaalsest ära nagu tajuda, et keegi näiteks mingisugune aktsia on ülemüüdud või alamüüdud, et sa peaksid seda ostma või suudad nagu kuidagi emotsiooni pealt otsuseid teha või see pigem on see, et sa tahad nagu hästi palju informatsiooni koguda ja teha investeerimise otsuse, aga siis sa pead selle investeerimise otsusega olema lukus hästi pikka aega. Ja see oli kindlasti esimene asi, mis ma enda jaoks nagu otsustasin, et ma olen pigem see teine, et ma nägin, et kui ma seda oma kodutööd õigesti teen, et siis ja hoian kas või aktsiaid mingi vähemalt 3 aastat, siis tulemused olid head. Ja teine oluline asi on võib-olla see, et inimene on imperfektne, et me oleme täis igasuguseid harjumusi ja igasuguseid kuidas ma ütlen, mis eesti keeles see bias on, et sul on mingisugused eelaimused mingisuguste asjade osas, et näiteks kas sa oled pigem inimene, kes oled natukene optimistlikum, natukene pessimistlikum, meeldib sulle vaadata rohkem numbreid, meeldib sulle vaadata rohkem mingisuguseid kvalitatiivseid raporteid, meeldib sulle pigem suhelda, meeldib sulle pigem ise mingeid asju teha, et see on ja kuidas sa nagu justkui nendest imperfektsustest nagu läbi saada, on see, et sa pead kellegiga koos tegema. Ja ainult kui sa kellegiga koos midagi teed ja üsna pikka aega, et te suudate palju paremini üksteise neid, kuidas ma ütlen, et pisikesi nagu justkui imperfektsusi ära korrigeerida, et see on minu jaoks hästi oluline, et ma olen ka Livonias teatud inimestega töötanud juba koos väga pikka aega ja igasuguseid muid investeeringuid teinud inimestega nagu hästi pikka aega ja ma näen, et sellel nagu pikaajalisel tegemisel on tohutu dividend. Ja viimane võib-olla selline õpetus on see, et sul peab olema mingisugune eesmärk, et mingisugune hästi kindel eesmärk, et miks sa seda teed, et ma ei tea, Livoniasse kuidagi me teeme seda niimoodi, et me usume seda, et me suudame Baltikumist luua hästi kõrget tootvust tootva erakapitali fondi ja sellega kõik hommikust õhtuni siis justkui hambad ristis töötavad, et sul peab olema mingisugune hästi kindel nagu justkui mingisugune missioon, millest kinni hoida, et muidu on raske, sest et see investeerimistöö samuti, et ta on kuidagi raske töö. Et ma jätan võib-olla hiljem aega selleks, kui keegi tahab selle investeerimisteekonna kohta midagi küsida. Aga nüüd ma lähen veidi edasi, kuidas me teeme Livonias otsuseid, kus selle STEBi investeerimismemo kirjutas siin minu varasem kolleeg Maarjo Tints, kes samuti siin kõrval istub, ja Livonia töö on kuidagi niimoodi organiseeritud, et kõik töö, mis me teeme, jõuab lõpuks kokku investeerimiskomiteesse, investeerimisraportisse. Nüüd ma seda raportit ma teile näitangi, et ma mõned asjad olen välja võtnud, aga enamus asjad sealt on sees. Ja seda siis on justkui inimestel, seda me jagame investoritega ja seda on siis nagu meeskonnal või inimesel, kes seda investeeringut justkui toetab, on vaja kaitsta. Ja ettevõtte
on Stebi. Me oleme just ettevõttest väljunud, et me võime justkui avalikult rääkida nendest asjadest, et oli küll lühike investeering, meie jaoks 2-aastane investeering, aga hästi edukas investeering. Et ma mõtlen, et paljud inimesed näiteks teavad sellist ettevõtet nagu Stebi. Okei, no siis ma ei pea põhjendama, mis asi Stebi on. Ja kuidas, ma ei tea, palju siin näha on, aga võib-olla saab olete, ma ei palu kellegi midagi lugeda, et ma räägin seda, et ma võib-olla räägin sellest, et mis see analüüs on, või mis me töö see on, et see on lihtsalt praegu meil on kokku võetud see justkui investeerimistöö, aga investeerimistees, aga see on siis nagu memo esimene osa. Ja kuidas see töö tavaliselt algab, on ettevõtetega, et me üritame siis nagu ettevõtetega koos siis juhatusega minna hästi-hästi sügavale sinna, et kuidas ettevõte on just üles ehitatud, et Stebis ei olnud nagu ühtegi miinust, et mingisugune lahendus või asi oli nagu välja töötamata, et pigem oli see, et kuidas Stebi suudame ennast nagu nii Eestis kui väljaspool regiooni veidi paremini kehtestada. Ja tegimegi siis nagu ülevaate sellest, et mis ettevõttel justkui olid juba valmis tehtud ja mis ei olnud. Ja Eestist juhitud ettevõte üle Baltikumi, siis Lätis, Leedus kasvas, Lätis, Leedus meil olid erinevad panused, mõned asjad töötasid, mõned asjad ei töötanud. Ja selle põhjalt me nagu ehitasime. Ja KPI-de osas, ma eeldan, et inimesed teavad, mis on KPI või mõõdik. Ja ettevõtete puhul võib-olla näiteks neid kokku olla, mõne ettevõtte puhul võib mitukümmend neid kokku olla, aga tegelikult on ainult 2-3, mis on olulist. Et ma alati soovitan ja triivin oma meeskonda sinna poole, et leidke üles need kohad, mis mõõdikud, mis tegelikult ettevõttes olulised on ja ettevõttes ja see puhul siis olidki, et aktiivsed kasutajad ja kuidas justkui siis ettevõttel krediidikontod kasvasid ja kui palju siis nagu kliendid armastasid. Ja kõik need, siin on lihtsalt natuke mingisugust analüüsi, kõik need graafikud olid paremale ülesse. Ja klientide puhul, mis ma nagu õpetuseks võin öelda, on see, et alati kuidagi kirjutatakse, et ära otsi ettevõtet, millel on mingisugune suur kliendikontsentratsioon. Et tegelikult see on vale, et see ei ole tingimata punane märk, et sul on võimalik minna veidi sügavamale ja aru saada, kas see on nagu hea kontsentratsioon või halb kontsentratsioon. Et tegelikult, kui sul on suur klient ja see klient sind väga armastab ja on väga-väga pikk leping ja üldse nagu kliendi grupis on palju sellised, kes nagu samuti suuremaks saavad, et siis tegelikult kontsentratsioon iseenesest ei ole halb asi. Ja Stebi puhul see tegelikult otseselt ei olnud probleem. Ja sama käib tarnijate osas, et kus siis inimesed oma aega panustavad ja kus nad käivad ja kas nad käivad nagu täitsa ühes kohas või mitmes kohas, et kas sul on kuidagi kas see on paigast ära ja oluline osa, mis me nagu samuti Livonia töös teeme, me räägime hästi palju erinevate klientide ja tarnijatega, et me helistame lihtsalt külmalt neile otse ja küsime siis nagu ettevõtte kohta, et kas nad on õnnelikud või mitte õnnelikud ja edasi, et klientidelt ja tarnijatelt, kui sa helistad nendele piisavalt palju, siis sa piisavatele numbritele, et siis sa õpid sellest väga palju. Jah, üks kaval asi, mis me õppisime, oli see, et tegelikult teil võib kõigil olla Stebi, aga te kasutate seda palju vähem, kui tegelikult ettevõtte teile on teile raha andnud. Et üks asi, mis me õppisime, et kui sa nagu suudad klienti kuidagi motiveerida veidi rohkem seda kasutama, siis kõigil läheb paremini. See on siis ettevõtte kui operatsioon, aga sellest, et kui see on mingisugune Eesti või Baltikumi ettevõtte justkui on nagu heas seisus, et see on järgmine tase sellest on õppida seda, et kas me justkui investeerime valdkonda, kus samuti kus on kasv. Või et kas see justkui nagu enda eest hoolitsemine ja jõusaalis käimine on niisugune nagu COVID-i mõju või ei ole. Ja me saime nagu kinnitust sellele, et ei ole, et sellel on pikad trendid ja ettevõtted Iirimaal
Prantsusmaal igal pool ainult siis mõttes kasvatavad seda toetust, mis antakse töötajatele. Samuti üle Baltikumi analüüs, ja samuti suunad, kuhu Stebi oleks võinud ja oleks saanud edasi kasvada Soome ja Poola turule. Ja samuti see, et tegelikult klient on avatud ka konkurentidele, et igasugused suured startupid on sinna turule mitte Eestis, aga mujal tugevalt tulemas, et tähendab seda, et tegelikult inimesele võib-olla pole oluline, et kas ta on Stebi või keegi teine. Ja korra lähen tagasi. Üks oluline asi, mis küsitakse, et kas midagi nagu halvasti läks või plaanipäraselt läks, et üks asi, mis ei läinud hästi, oli see, et me üleendasime seda, et kui kiiresti ettevõte suudab kasvada Lätis, Leedus. Et Lätis ja Leedus kõige suuremad konkurendid on kindlustusettevõtted ja me kuidagi tegime sellise panuse, et kindlustusettevõttega pisike, agiilne Stebi kindlasti suudab konkureerida. Aga mis turu justkui kinni pani, oli see, et sul olid Eestis on maksutoetus Stebile ja Lätis ja Leedus on sellest räägitud, aga mitte ära tehtud. Ja Leedus just nagu paistab, et kas justkui oleks ära tehtud, aga lõpuks ei tehtud. Ja see Lätis ja Leedus on täna veel Stebi nagu üsna pisike ettevõte, et ta kasvab ja seal on nagu me tegime ühe kavala kindlustustoote sellega, aga vara öelda, kas see justkui on edukas või ei ole. Ja lõpuks siis ta justkui tuleb kokku samuti selleks, et mis siis nagu on positiivsed tegurid ja mis on negatiivsed. Eriti negatiivsetel me peatume kõige rohkem ja näpselt see esimene negatiivne risk justkui materialiseerus ja sa pead seda nagu argumenteerima, et mis siis juhtub, kui realiseerub. Ja oli samuti muid riske, et on samuti see risk, et tegelikult kliendid meile maksavad raha ette, et ilgelt raske oli nagu aru saada, et mis sellest ettevõttevast raha ettevõtte suudab kasutada ja mis ei suuda. Samuti me tulime ettevõttesse täiesti uue juhatusega, mis on alati risk, et kui sul on, kas keegi küsitakse Warren Buffetti kohta, et mis juhtub, kui ta ära läheb, et see on kindlasti on risk, et kui sul juhatus muutub, et õnneks mehi puhul see risk, kui meil siis tulime uue juhatusega ei materialiseerunud, inimesed olid väga tublid ja suutsid ettevõtet väga tublisti edasi kasvatada. Vaatan, mul ongi pool minutit on jäänud. Poole minutiga saan hakkama. Ja mis ma tahan öelda on, et kõige suurem osa meie tööst on kindlasti commerce due diligence, et kuidas me seda kodutööd teeme, et aru saada, et kuidas pisikesed ettevõtted suureks teha, et me peame lisaks samuti tegema ka oma nii-öelda siis finants ja maksude due diligence, et aru saada, et keegi pole mingisuguse keerulisi maksu optimeerimist teinud või mingisuguseid muid asju, et see meil osa töö, aga investeeringu edu kindlasti on see, määrab see, et kuidas justkui ettevõtte suudame ennast kommertstingimustel kehtestada. Aga aeg on otsas. Ja ma ütlen, et üldiselt lihtsalt, et mulle võib alati kirjutada, et üks asi, mis ma varem ei mainimata, et kuidas inimesed nagu korrigeerivad enda mingisuguseid imperfektsusi, on see, et sa alati proovid mingisuguseid eksperte nagu üles leida, et kui sa tahad umbes nagu krüptosse investeerida, siis lihtsalt kirjuta Hardile. Et hommikul näiteks räägin Hardit ja ma täpselt tean, et kuhu tema kindlasti on Eestis ekspert, et võib kirjutada, et Livonias samuti on hästi oluline see töö osa, et me erinevates valdkondades alati leiame igasugused eksperdid üles, kus me enne kui me otsuseid teeme. Aitäh! Ja ma saan aru, et kui on atraktiivne ettevõtte müügist, siis võib ka kirjutada. Juba on ära müüdud, jah. Juba on teie taskusse raha tagasi. Ja jõuame võtta ka ühe küsimuse saalist. Seal taga, jah, kes esimesena saab, kui esimesena mikrofon jõuab, võtame selle küsimuse. Andke käega märku ja mikrofon liigub. Tere, et milline on olnud sinu kõige suurem raskus sellel teekonnal üldse, et õppimine pluss siis veel ettevõtlus? Aitäh!
õppimine, kas siis nagu koolis õppimine või investeerimise õppimine? Sorry, ma kohe küsin tagasi, et... Kõik siis ja et kuidas sa sellest raskusest nagu välja tulid? Ma ei tea, see on nagu nii... Enesest väga hea küsimus, et... Kui ma olen Ameerikas elanud ja nüüd siin Euroopas seda tööd teinud, siis ma olen natukene aru saanud, et eestlane on niisugune hästi tubli, sitke, töökas inimene. Et kui ma olen vaadanud, et kui keegi teised on võib-olla varem alla kuidagi andnud või ei taha seda New Yorgis 110 tundi töötada, siis... kuidagi ei ole vastu pidanud ja ma ei ole ainukene, et tegelikult tublisi eestlasi on maailmas väga palju. Suur aitäh ja suur aplaus veel kord, Kaido Veske. Okei, aitäh. Tere. Aitäh sulle.